Tšau, üle pika aja. Peale peaaegu aastast pausi on taas Laas kaameraga kütnud siia minu juurde Harley Davidsoni butiiki, et vaadata üle, mis meil siin toimub. Ja loomulikult ega üks põhjus selleks, et Laas siin on lihtsalt rahva nii-öelda peale käimine, et mis toimub, millal saab saadet. Meie tahame saadet nüüd, aga palun, siin me oleme, vaatame üle, mis vahepeal juhtunud on, mis tehtud on, mis tulemas on ja nii edasi. Aga kui meil viimane saade oligi, ütleme karva jagu alla aasta tagasi, kus me rääkisime suurest punase raami ja punaste triipudega teerullist, et minge vaadake Ülemiste keskuses ja nii edasi. Tegelikult saite te sõbrad kõik tünni, sest Laas vana Sindrinahk ei suutnud seda saadet nii kiirelt ära lõigata valmis ja üles laadida kui vaja, ehk see saade läks mingi paarinädalase hilinemisega üles ja selle aja sees vahepeal juba olid araablased, kurivaimud, tulnud Abu Dhabis siia lennukiga, tagunud papilauda. Minul oli juba ratas samamoodi ka lennuki peale pandud ja neile minema saadetud tšau baka ja jäitegi ka sellest rattast ilma, nii et väike tüng tuli teile kõigile. Aga sellest ei ole hullu midagi, sest ega see ei ole sugugi viimane elukas, mis siit butiigist välja veereb. Nagu juures olevad pildid näha, tulevad veel hullemad, veel suuremad, veel laiemad, veel ägedamad elukad ja neid ei tule mitte 1, 2 ega 5, vaid võite kindlad olla, neid tuleb julmalt paljusid. Ei pea Sherlock Holmes olema, et aru saada, et täna sellel rattal on siin midagi natukene juba tehtud ja pisut kaugema ringiga kui originaalis. Seda enam, et tänaseks seisuks on meil siin praegusel hetkel tagarattaks 240 ja esirattaks on 260 ratas. Aga see ongi sellepärast, et pill on alles töös. Esimesena tegin tal esiotsa ära, nii et panin talle traversid külge, amordid külge, siis sai esiratta rummud valmis ehitatud, nüüd ongi veel jäänud esirattal ainult puksid valmis teha, siis on selle poisiga siin esimese poolega mul ühel pool, lenksosakond on juba paigas, ajutselt on pandud mul originaalkontrollid peale siia, küll ma need loomulikult ka kroomi vastu välja vahetan, kui õige aeg käes on. Ja järgmise sammuna nüüd tõmban tagant ratta kiige kogu selle orgia küljest ära ja läheb kiige tükeldamiseks ja laiaks keevitamiseks ja arva ära, kas siia tuleb alla 360 tagaratas alla, ei tule. Siis saabki olema järjekordne elukas, kus on 260 ja 360 tagaratas all. Ja tegelikult on, see ratas on täna meil kusjuures lausa Eesti ratas. Esimese hooga läheb see ratas Tartusse. Ja mis meil siin vahepeal põnevamat on juhtunud, on see, et lisaks sellele, et on praegusel hetkel rattad töös nii Eestist, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Belgiast, madalmaadest, on tegelikult ka veel lisaks üks minu jaoks eriti äge projekt, mis on nüüd selle aasta alguse teema täitsa, et Lõuna-Koreast üks tegelane arvas, et tal on hädasti vaja samasugust teerulli, nagu oli mul punase raami ja punaste triipudega metslane, ja mille peale tuli vastuseks no problemo, show me the money. Ja vendi olnud ka kadepois, kandis papi üle ja järgmisena on juba Sikkel on tükkaaval teel siia poole ja pole probleemi. Teeme kõik traversid, esiotsad, tagaotsad, kõik asjad kutil ehitame ümber ja läheb ratas põmdi Lõuna-Koreasse tagasi ja tuleb siis samamoodi 260 esi ja 360 tagaratas, ja loomulikult kompressorid, kõik jutud, nii nagu sellelgi rattal tuleb ka samamoodi kompressor peale, et ja täna ega ei ole see sugugi ainus ratas, mis kompressoriga tuleb teelt, tuleb meil ju 12 ratast tulevad kompressorid ja kõik kompressorid on juba kõrvaltoas olemas ilusti riita laotud ja siis 2 ratast tulevad turbokad meil. Selge on ka see siin majas, et täna enam ei ole kahtlust, mis mõõtu rehvid peavad tsiklitele all olema. Ilmselgelt, kui sul veeroodil on alla 300 ratas all, pole vahet ka sees või taga, siis jutt käib esirattast. Sest tagaratta mõõdud veeroodil hakkavad 300-st ja 2007 üles ratastel käib jutt ainult 360-sest. Nii on, sõbrad. Pole midagi teha. Suurus loeb. Ja lisaks kõigele on alati kõiksugu tarpeid rivis, kes vaatavad seda ratast ja küsivad, et sul seisujalga ju vaja ei ole enam sükse pilliga. Ära närveeri. Ei ole vaja. Pill seisab ise püsti täpselt nii, nagu tahab. Ükskõik, kus sa selle veeretad. Tere tulemast laia tagaratta maailma. Täna võib ka öelda, et enda tööd teen ma nii-öelda seeriatena. Ehk siis, kui ma keevitan näiteks tagaotsasid laiaks ja ma teen seda
korraga mitu ratast järjest keevitan kõigil kiiged ära, siis järjest kõigile ratastele teen kiigedele võllid, värgid ära, nii et seda ühte sama liigutust saaks võimalikult palju teha nagu mitmel rattal korraga, et ei peaks hakkama nii, et a la vahepeal teed mingi kiige keevitamist, siis teed mingit sadulat, siis teed mingit hooldust asja, et ei hüppa nagu siia-sinna nagu noortekoerte koolis, et iga kont, mis õhku tõuseb, kohe jooksed järgi, et ei ole nii, et kõik tuleb seeriatena. Siin, mis meil tänane see ratas on vaieldamatult üks jõhkram pill, mis üldse kunagi siit majast välja veeremas on, et siis kõige viimane sõna MotoGP esiots, mis on veel mitte lihtsalt ei ole see FGR 300 ehk siis kõige viimane MotoGP nokk, mida osta on võimalik, vaid tegemist on FGR 300 baseeruvate esiamortidega, mis on üles ehitatud spetsiaalselt Öölintsi Race Departmenti poolt, siis päris MotoGP poiste poolt, kes tulid Öölintsi tehasesse vahepeal jälle ennast täiendama ja varusid koguma ja juurde õppima, siis kuna šefid hullult fännavad seda, mis ma teen ja vennad teadsid, et mul on hädasti vaja sellist esiotsa, küll aga seeria toodangul võttis hästi pikalt aega, ennem kui see oleks tootmisesse läinud, kuna tegemist ei ole sugugi mingisuguse masstootmise amordiga, siis vennad ei pidanud paljuks korjata tehase pealt riiulite vahelt kõik varuosad, värgid, kõik pudinad, värgid kokku, lisaks veel teised välimised torud spetsiaalselt minu vajadustele, teised reservuaarid vastavalt minu vajadustele, teised sisud vastavalt minu vajadustele. Ehk siis võib rahulikult öelda, et on see päris ainukene esiotsa komplekt selline maailmas ja seda enam, et on ehitatud üles täpselt samamoodi, nii nagu tehakse Valentino Rossile käsitööna Race Departmentis eraldi omaette laua peal kõik need asjad, et ütleme nii, et ei tunne kurbust ega kuidagi ei ole ka õnnetu selle üle, et nii spetsiaalkohtlemist sealt majast pakutakse meile. Ja tihtipeale ka inimesed tulevad, kes näevad seda või kuskil netis pilti või satuvad siia, et toksivad varbaga rehvi ja mis see ikka sul siin maksab, eks ole, et pole probleemi, et tellime. Esiteks ei saa seda kuskilt niisama tellida, teiseks ega see suurt midagi ei maksagi. Esiots koos traversitega on 18 000 eurot. Peter Schön. Summuti poolega oli samamoodi siuke teistmoodi lugu, et vahepeal oli täielikult Akrapovitši Veerodi sumps tootmisest maas. Ja okei, Eesti meil siin Superbike'i jumal Korke suutis kuskilt välja smuugeldada, mis iganes nipiga, kellega ta magas, et seda mulle saada. Igatahes ta suutis mulle selle Veerodi seti välja seibida. Loomulikult Veerodi see sumpapütt on ju kole nagu öö, siuke kurem, see õudne tuumasõda näeb väljana. Ja seda enam, et ma kasutan 360 tagaratas selle pilli puhul, ei oleks mahtunud see Veerodi pütt mul siia külge äragi. Loomulikult ega lahendusi jäänud ka siis leidmata. Korke mingisugusel Bemmi Superbike'il sai käigu pealt pütt küljest ära kruvitud, siia külge keeratud ja oleme nüüd päris ausad, enam paremaks asi minna ei saa, loomulikult ei saa ma seda siia endale praegu jätta, et vanameister tuleb lihtsalt tõrvikuga mul siia ukse taha varsti vibunooltega üle aia laskma, aga tuleb tellida ja muretseda endale kuskilt nüüd Bemmi uus sumpaots siia taha veel ja siis on summuti mure ka murtud. Lisaks veel, miks see pill on eriline meil tänase päeva seisuga, et vähe sellest, et ta on meil 200 esirattaga, 360 tagarattaga, on sellel sõbral veel suured 13-tollised pidurid nii ees kui taga. Ees on siis topelt 13-tolline ja taga paremal on siis eraldi veel 13-tolline pidur. Ja lisaks veel, et jumala eest ei oleks mingit probleemi sikli seisma jätmisel, on veel kõige suuremad pidurid, mis raha eest üldse osta võimalik, on ISR-i poolt toodetuna siin küljes. Lenksukontrollidega veel hetkel ei ole suutnud otsustada, et kas minna samuti ISR-i peale, mis on kahtlemata visuaalselt kõige ilusam, loomulikult on mul koha peal ka need olemas küll, aga ISR-i puhul on miinuseks see, et seal ei ole, ta ei ole mõeldud tänavaratastele, ta on ju puhas võidusõidu toodang nii-öelda ja seal ei ole igasuguseid pidurilüliteid, sidurilüliteid, mingid siukseid sõpru üldse seal ei ole, et siis tuleb hakata ise veel neid asju genereerima siia, aga eks aeg näitab, et mis sellega teha annab. Loomulikult on siit sellel rattal veel samamoodi hetkel veel kompressor peal puudu, aga ei ole probleemi, kompressorid on koha peal kõik olemas meil riiulis.
kui meil jõuab kompressorite paigalduse aeg kätte, nii et ma teen seal mingisugune 10 ratast korraga kompressoritega, siis tulistan siia samamoodi vilunud liigutusega kompressori peale, siis mingi hetk teen siia kindlasti esipurika ja sabalahenduse ka ära ja siis ongi juba sadul värvi ja start, et ega siin üleliia palju ei olegi, et selles elus peaks selle rattaga valmis saama. Lisaks veel kõikvõimalikele polliprojektidele, mis tänase päeva seisuga töös on, mida hakkame varsti kokku virutama, panema siin ja nii edasi, on veel üks poll samamoodi põhimõtteliselt peaaegu valmis, kus on veel jäänud ainult mõned kirjad peale panna, rehvikirjad valgeks värvida, esispoilal uued poldid panna ja oleks see case ka closed. Aga miks see ratas mulle eriti meeldib, on see, et esiteks on ta tehtud mul siit samast lähedalt naabrusest nii-öelda oma küla kallile senioritale ja teiseks on ta oma värvilahenduse poolest täiesti midagi uut, julget ja teistsugust, et ei ole just üleliia palju selliseid sikleid maailmas, et kus on niimoodi värve kombineeritud, nagu just siin sellel on. Aga eks sellest rattast jõuame samamoodi pikemalt juba rääkida ja selja taga on siin veel lisaks üks Night Rod Special, mis on samuti Eesti ratas, kus läheb siis 200 ette, 300 taha, kompressorid, jutud, värgid. Loomulikult me räägime sellest rattast ka veel hiljem mingi hetk, kui õige aeg käes on. Küll aga võime korraks pilgu peale visata, et mis vahe on siis nüüd originaalkiigel ja juba laiemaks tehtud kiigel, et kuna siin on just parasjagu kõrvuti maas mul olemas siis 240 Night Rodi kiige ja juba 360 oma, siis viskan pilgu peale. Minu paremas käes on originaal Night Rod Speciali tagakiige, mis on siis mõeldud 240 tagarattale ja minu vasakus käes olev kiige on mõeldud 360 tagarattale. Täpselt nii see asi käibki, et tuleb lihtsalt laiemaks teha, täpselt niimoodi, et oleks võimalikult tehase väljanägemisega kõik nii-öelda need valuvormi kohad, värgid, kõik on ilusti proportsioonis paigas ja nii edasi. Miks muidugi see laiaks tehtud kiige veel omamoodi üldse minu jaoks nagu pull on jälle on see, et vähe sellest, et tegemist on jälle selline ägeda teerulli projektiga, on see, teine asi on see, et antud klient on kusagilt Põhja-Rootsist pärit, elab Tais, ratas on tal siin, papi saatis siia, venda ma kunagi näinud ei ole, aga kutt on ilgelt sillas sabarõngas, sest ratas on tulemas selline, et hoia piipeprillid. Ja sellega olekski paras tänaseks oksad kokku tõmmata. Mina jätkan oma harjutustega, virutan sellel tegelasel siin veel tagaratta rummu kokku, mõõdan, arvutan välja, mis kiige laiuseks tuleb, teen kiige laiaks ära, kütan sandaali alla ja läheb elu edasi. Küll aga teiega näeme järgmine kord, seniks kõike kõige paremat. Adios!